Head Eesti inimesed, soovin teile kõigile toredat emakeele päeva. Selliselt koos päikesetõusuga algas emakeelepäev presidendi lossi ees. Kuni päikeseloojanguni 10-minutiliste vahedega kantakse ette erinevaid eestikeelseid tekste. Alustas president ise. Valisin ma lugemiseks ühe teose, mille pealkiri on Eesti raamatuaasta kõned aastast 1935. Ja siit seest Albert Kivikase teksti või kõne pealkirjaga Raamat ja kehvik. Paraku on meil aga sääraseid inimesi väga vähe. Ostuvõimet jätkuks nii mõnelgi mehel, kes muidu raha loobib siia ja sinna. Omada rikkalik eraraamatukogu on pidevate vaimsete huvidega kultuuriinimese ideaalsem seisukord. Täna on emakeelepäev ja sellele annab kindlasti veel jõudu juurde selline ilus päiksepaisteline kevad. Seda lugemist siin presidendi lossi ees alustati hommikul ja alustas president ja terve päeva sai kuulata siis ilusat eesti keelt. Tekste edastasid kultuuri- ja ühiskonnategelased, teadlased, kirjanikud, sportlased, kokku 70 inimest. Näitleja Rasmus Kaljujärv esitas katkeid luuletaja Triin Soometsa selle aasta alguses ilmunud luulekogust Jäälind. Triin Soometsa luulekogu Jäälind, mis ilmus selle aasta Loomingu raamatukogu esimeses numbris, avas minu jaoks selle aasta kirjandusaasta suure pauguga. Võimas kogu ja väga valusad teemad tänases Eestis ja tänases ühiskonnas. Ja tänase päeva ja eesti keele päeva puhul mulle tundus, et see võiks siia sobida, mitte võib-olla kui rusikas silmaauku, vaid kui tekst, mis kõnetaks ja räägiks meie tänasest päevast võib-olla natukene valusamalt teemal kui lihtsalt sellest, et meil on ilus eesti keel. Laulja Alika Miilova jaoks ei ole eesti keeles lugemine kõige esimene valik. Hoopis tema on harjunud lammaste päevakavaga. Mõnel lambal kulus ärkamiseks siiski rohkem aega. Poiss müksas neid keppiga ja nimetas ükshaaval nende nimesid. See Stonglish ei ole väga ilus asi minu meelest. Mina aeg-ajalt paraku ka kasutan seda mitte väga palju muidugi, et harva, aga mina kasutan seda sellisel põhjusel, et kui mul lihtsalt eesti keele sõnu ei tule meelde, siis ma pean kuidagi improviseerima ja ütlema neid sõnu teises keeles. Aga minu meelest Eesti noored võiksid rohkem eesti keelt rääkida, puhast eesti keelt. Aga ma arvan, et lõppude lõpuks on selline noorte värk ja ma arvan, et ajaga see läheb paremaks, ma loodan. Emakeelepäev lõpetas ka Eesti raamatuaasta, seega väga sümboolne ja ilus lõppakord.